Kas keegi teist on kunagi läinud Selverisse? See ei ole veel kogu küsimus. Ja jätnud kõik ostud tegemata, sest sul ei ole partnerkaarti. Ja sa keeldud seda tegemast iseteeninduskassa jaoks. On kellelgi nii olnud? On ju? See on terrorism, mis nad teevad. Mulle meeldib, kuidas kõik eestlased on nagu korraga öelnud, et ei Selver, ma ei taha olla su partner, ma olen abielus. Ma tahan lihtsalt toba ja hapukoort, kas see on liiga palju palutud? Okei, sorry, ma veits võtan käiku vähemaks. Ma tavaliselt ma ei vihka poekette niimoodi nagu Selverit. Mul oli lihtsalt traumaatiline kogemus. Oli reede õhtu. Üks inimkassa oli avatud. See järjekord oli nii rets. See järjekord, ta läks nagu üle poe riiulit. Kas keegi on jõudnud Snake'is liiga kaugele? See oli, teine ots oli Maximast ra. Nad avasid Maximas ka, hei, muideks te saate siin ka maksta. Ai, see on Selveri arbuus, ma siin ei saa vist. Olin on ju Järtsus ja mões oli üks vene mees, mis on juba halb märk. Palavad ilmad teevad midagi vene meestega, on ju. See süütenöör läheb lühemaks. Ma ei tea, mis on kodus, seinavaip salvestab soojust. Ma ei tea, mis on. Nad on stepirahvas, nad on harjunud külmemate kliimadega, on ju. Ja müüja, on ju, laseb kõik selle mehe tooted tudišpiip ilusti läbi, kuni tuleb üks puuvilida ette. Ja see on nagu õun, see on nagu pirn ka. See oli midagi vahepealset. Ja siis müüja vaatab seda puuvilja, vaatab vene meest, vaatab jälle puuvilja. Küsib, et vabandage härra, mis puuvili see on? Ja see vene mees juba kettas. See on pirnõun. Vabandust, mis asi? Eta pirnõun. Ja tead, neil on see väike kataloog siin, kus on kõik need saiakesed puuviljad. Siin on õun. Siin on pirn. Vahepeal mitte sittagit. Täiesti perses, eta pirnõun. Ja tead, kui Selveris lendab sitt tuulikusse. Tal on laua all see väike paanikanupp. On ju, tuleb see selku lõpuboss kohale. 27 aastat Selveris töötan Uljana. Endiselt sittagi oska. Aga ülikuri. Miks te mu koopast välja kutsusite? Uljana, palun mine vaata, mis puuvili see on. Mul on nii raske praegu. See järjekord, see ei ole isegi enam järjekord. Inimesed hoiavad kätest kinni ja laulavad. See on Balti kett, palun. Ja siis Uljana läks 10 aastaks minema. See on enam Selver, see oli kuradi kärbeste jumal. See oli insane. Tead need tüübid, vaata, kes mingi 8. minutil Järtsus teevad koolapudeli lahti, võtavad lonksu, panevad tagasi kinni. Ma niikuinii hiljem maksan selle eest. Ma niikuinii hiljem maksan. Aga see on umbes sama, mis sa käid sital, perset ei pühi. Ma niikuinii õhtul käin pesus. No jaa, aga natuke klassi võiks ka olla, on ju. Möödub 10 aastat. Uljana naaseb oma pikalt rännakult. Ta on kaotanud sõpru. Ta on võitnud uusi. Tal on nüüd habe. Okei, parandus, ta habe on nüüd pikem. Ja see müüja vaatab Uljanat nagu valget lootuse kiirt. Uljana, palun ütle mulle, mis puuvili see on. Ja Uljana ütleb, see on pirnõun. Pljad, ma ütlesin tule 3 korda, et see on pirnõun. See on pirnõun! Müüjal voolavad need 2,5 euri tunnis pisarad. Ma siis panen lihtsalt õun. Ma panen, ja saate aru, ta sisestas lihtsalt õun. Aeg oli maksta. Vene mees paneb kaardi vastu terminali. Saate aru, tehing tagasi lükatud. Tal polnud kontol vahendeid. Järsku on tema see munn. Järsku ta pole enam vihane. Tal enam pole vene temperamenti. Tal pole isegi vene aktsenti. Tähendab, tundub, et minu saldol pole piisavalt vahendeid. Eks me peame midagi siit lindi pealt vist nüüd ära võtma. Ega mulle see pirnõun pole kunagi väga maitsenud. Saad aru, võtab pirnõuna maha, tehing läks läbi.
ja terve aeg ma olin nii investeeritud sellesse, mis mu ümber toimus. Et ma olin täielikult ära unustanud, et ka minu lindi peal on mingisugune fucked up kuradi Tšernobli puuvili. Jõuab kord minu kätte, müüja vaatab mu puuvilja, vaatab mind, vaatab jälle puuvilja, küsib, vabandust ära, mis kuradi puuvili see on? Ja ma suure häbiga pidin talle tunnistama, et see on banananass.